Armu teile ja rahu Jumalalt, me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Mul on täna 2 proloogi. See jutlus tuleb täna vist pisut teistmoodi, kui te olete minuga harjunud. Nimelt juhtus see, et sõitsin sellel nädalal 2 korda Tallinna vahet ja siis käisin Usudes Instituudis loengut pidamas ja veel üht-teist tegemas. Ja siis bussis sõites võtsin selle kirjakoha ja siis hakkasin kirjutama. Nii et mul on üks osa jutlusest võimalik teile ette lugeda, aga ma ei olnud päris oma meelest sellega seal bussis valmis saanud. Ja siis ma tegelesin sellega edasi ja eile õhtul või eile päeval tegelikult toksisin arvutisse selle kirjakoha Luuka rõõmusõnumi 7. peatüki salmid. Ja et vaatan, mis seal selle kohta leidub. Ja siis vaatas mulle sealt vastu oma enda jutlus, mille ma olin kirik- ja teoloogiasse kirjutanud 2019. aastal. Ja oma ehmatuseks, kui ma seda lugema hakkasin, oli esimene lause väga sarnane sellele, mille ma olin kirja pannud nüüd bussis sõites. Hakkas päris hirmus, kas inimene polegi nende aastatega, 6 aastaga midagi muutnud. Kui edasi lugesin, siis sain aru, et on teine jutt küll. Õnneks. Nii. Aga nüüd siis see kirjakoht. Te seisate ja ootate peal, Naatan ükskord ometi hakkab lugema seda piiblit, et saaks siis maha istuda. Nüüd see tuleb. Luuka rõõmusõnumi 7. peatüki salmid 11-16. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvas saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mis peale kandjad jäid seisma, ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Aamen. No nüüd istuge. Ja nüüd siis see teine proloog, mis on jutt. Üks mu sõber jutustas sellest, kuidas ta käis palverännu teel, seal ikka seal Lõuna-Euroopas, kus käiakse. Mingi seltskonnaga, kus ikka olid talle kõik nii-öelda tuttavad inimesed, kellega ta oma igapäevaelus sageli kohtub ja ühiseid asju ka ajab. Aga et ta rääkis ühest üllatusest selle reisi peal või rännaku peal, kus üks inimene, kes muidu väga toimekas, ettevõtlik ja selline aktiivne ja saab justkui kõigega hakkama, muutus seal palverännu teel kuidagi väga abituks ja hirmunuks. Hakkas kogu aeg avastama oma kehas igasuguseid valusid ja igasuguseid imelikke tundmusi. Ta oli juba enne põhjalikult ette valmistanud, tema ravimikott oli enam-vähem pool seljakotti, kõik võimalikeks juhtumiteks varustanud ennast ja turvanud. Ühtlasi oli ta teinud kokkuleppe oma perearstiga, et ta võib sellele perearstile, kui tal mingi probleem tekib, alati helistada ja nii ta helistas mitu korda päevas. Igasuguste väikeste asjadega ja see perearstile helistamine ei teinud teda kuidagi rahulikumaks, sest perearst muutus ka järjest murelikumaks tema tervise pärast.
Nii et ta ei saanud sellel palverännu teel väga keskenduda sellele, milleks ta sinna justkui oli tulnud. Ta keha hirmutas teda igal sammul. Aga nüüd loen ma teile, mis ma seal bussis kirja panin. Mis vaatame, mis sest edasi saab. Üks nukker rongkäik liigub välja Naini linna väravatest. Ema on jätmas hüvasti oma ainsa pojaga. Mehe on ta juba varem neist väravatest välja saatnud sinna, kus pannakse need kõik surnud, kellega kokkupuutumine võib sind määrida kaugele elavate maailmast. Surm määrib meid, rikub meie ilusa elu, võtab selle ära. Ka meie peame eraldama oma surnud lähedased surnuaeda, nii see on alati olnud. Tõsi, tänapäeval küll väga ei pea, sest tuhk ei haise. Aga küllap ikka peaks. Üks mu sõber sõitis kord jalgrattaga piiritalt linna mööda mereäärset promenaadi. Ühel hetkel tabas teda hall pilv, millest ta läbi sõitis. Suu oli korraga kuiva tolmu täis. Imeliku nähtuse osas saabus selgus, kui ta mere poole vaatas. Sealt tuli tuul. Mereäärse piirde ees seisis grupp inimesi pidulikes riietes ja ühel neist oli tõstetud kätel plekis turn, mida ta oli üritanud just merelainetesse puistata. Paraku läks hoopis teisiti. Kadunukke soovis jääda maamulla osaks. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. Ja mullast äratab sind issand taas ülesse, nii on piiblis kirjas. Muidugi võime seda väga erinevalt mõtestada. Eks kogu meie sinine maakera on ju viimselt üks muld. Siin ei ole midagi, mis kestaks igavesti. Kõik saab tolmuks, aga ilmselt ei pea tollel hetkel me seda tolmu enam neelama. Jumala pojana, Jumala mõistmisega oleks Jeesus võinud ka tolnest nukrast rongkäigust rahulikult mööda käia, sest igaviku seisukohalt pole ju vahet, millal keegi sureb. Igal juhul saame kõik tolmuks mullaks. Saame adamaaks, millest Jumal meid on loonud, lähme alguse juurde tagasi. Aga siiski on sellel loomisel ka mingi mõte. See elu, milleks Jumal meie mullast kujule oma hingeõhu sisse puhus, on elamiseks just sellel mullast kamaral, millest meid vormiti. See põgus aeg, mis jääb sünni ja surma vahele, on küllap siis Jumala jaoks sama oluline kui kõik muu, mis sellest väljapoole jääb. Ja just seepärast oleks Jeesusest olnud küüniline minna mööda. Pealegi oli tema just selles muldses olekus Jumala kehastus, kes oligi tulnud kogema kõike, mida mullast vormitu oma piirides tunda võib. Lisaks peegeldus tõenäoliselt see pilt hallist rongkäigust midagi tuttavlikku, mis kangestas Jeesusele kangastus tulevikust. Küllap ta nägi seda, mis teda ees ootas. Ka tema ema pidi saama oma valusa leinahaava, tema tõuseb ülesse ja see noormees pidi hetkel ka surnuist ärkama. Naini noormees pidi kunagi uuesti surema ja mullaks saama, aga hetkel oli jumalik poeg kogemas inimlikku valu ja kaastunde hetke. Seda veel praegu kõrvaltvaatajana, aga mitte lihtsalt vaatlejana. Just selles sekkumises on ilmekas pilt Jumala tegutsemisest. Sellel pole piire. Kui seos on kohaloleva piiritu ilmaga, mida Jumalaga ühendus pakub,
Selles pildis nähakse mullast inimvormile mõõtmatut hingeavarust. Ka sellel mullavormil ei pruugi olla takistavaid piire. Just selle piiritusega kohtumine muudabki nukra inimkogumi rõõmsaks. Ilmselt ei kesta see rõõm kuigi kaua. Tulevad ka sellel üles äratatud noormehel ja tema emal argimured, millega maadlemine teeb tuska. Aga nii ongi, et mullast võetuna ei pruugi me sageli oma tolmuste silmadega selgelt näha. Alati ei seleta selgelt toda mõõtmatust, aga pole midagi. Ka see on Jumalale arusaadav. Ja just seepärast on ta Kristuse kaudu toonud meie maailmale terve hulga selgeid märke, mida saab ka hägusam pilk ära märgata. Seepärast üteldakski, et kel kõrvad see kuulgu, kel silmad see nähku, me saame märgata. Selleks on meil mitmeid silmaravivahendeid, näiteks see kirik siin ja need inimesed siin meie ümber. Nühime nüüd siis silmad puhtaks ja vaatame seda kõike, seda imet, mis meiega igal päeval kaasas käib. Aga nüüd sai see kirja pandud jutt otsa. Mis sellega nüüd siis peale hakata? Et kui nüüd silmad on puhtaks nühitud ja mida me siis näeme? Ikka jääb õhku küsimus, miks ikkagi oli vaja kedagi surnuist üles äratada? Miks Jeesus seda teeb? Nainilinna noormees, Laatsarus, lõpuks ta ise ka. Aga see nii-öelda kurioosne on, et Jeesus nii tehes läbi selle füüsilise rõhutab igavest. Äratades selle noormehe tagasi siia füüsilisse maailma, suunab ta meie pilgud hoopis igavesele, sellest füüsilisest väljapoole. Ühtpidi see on tõepoolest tähelepanu juhtimine tema oma enese surmale ja ka üles tõusmisele, mis ju järgneb sellele. Jeesus toob oma üles äratamisega surnud tagasi elavate maailma ainult mitte laipadena, vaid päris elavate hingedena. Mitte ainult lihtsustatud moel elavaks, vaid elavaks selle sõna väga laias tähenduses. Ja seda siis ei pea enam kartma. Surma. See ei määri enam. See ei tee meie suud tahmaseks. See ei riku meid enam. Muide, ka see palverändur, sõber, kes perearstile pidevalt helistas, pikapeale hakkas vähem järjest perearstile helistama, rännaku edenedes. Lõpuks oli ta unustanud perearsti terveks päevaks, avastas alles õhtul, et ta pole talle täna helistanudki. Võib-olla siiski on miski, mis meie elus meid tõstab sellest surmavallast välja, nii nagu laulik enne ütles. Küllap nii on. Jeesus ei jää pidama kannatuse sisse, ei jää pidama surma sisse. Ta läheb sellest läbi. Mitte mööda, vaid läbi. Meie eesmärk ei olegi mööda minna. Sellest, mis meie elu on, mis meie elus on. Meie siht on läbi. Ainult küsimus on, kui kaugele me paneme oma perspektiivi.
Ja sellepärast on meil võimalus neid samu märke siin enda ümber igal pool, igas päevas avastada. Ja see on ka põhjus, miks me võib-olla siia kirikusse täna tuleme või pühapäeval tuleme. Nagu ma enne ütlesin, see kirik on märk. Need inimesed on märk sellest, kuhu meie oma pilgud võiksime suunata. Niisiis kogume neid märke. Vaatame seda edasi. Ja ikkagi sobib see lause siia lõppu. Nühime nüüd silmad puhtaks ja vaatame seda kõike, seda imet, mis meiega igal päeval kaasas käib. Aamen.